kuidas teil läheb? Ta vittu. Kui ma ei meeldi sulle, nagu juba praegu, sa tead, et sa tuled lihtsalt siia, et vaadata oma videoid, leida asju, mida heitida, blablabla. Sa lihtsalt vaata seda videot, kuna mul on väga hea tuju ja ma olen hästi positiivne selles videos ja ma ei tea, miks te peaksite mind heitima. Ma lihtsalt räägin teiega sellepärast, et mul ei ole mitte midagi targemat hetkel teha. Ja mul on vaja lihtsalt rääkida inimestega, kuna mul on üksi kodus ja ma lähen muidu hulluks. See video, see algus on juba nii halb lihtsalt. Ma ei ole ennast väga oma meikinud, seega ärge oodake midagi erilist. Minu tänane plaan, praegune plaan, hetkeline plaan, selle video plaan on lihtsalt teha meiki, kuna ma olen ammu teinud ja ma olen ammu tööle. Seega ma pean normaalne välja nägema. Aga põhimõtteliselt, millest ma tahtsin rääkida, on minu YouTube'i channel. Ma arvan, et isegi imestad, et oh my god, sul on üle 3000 jälgija. Et what the fuck is up with that, on ju? Et 3000 jälgijat on ilmselt kõik need samad inimesed, kes on tulnud Snapchatist mind vaatama. Ja ilmselt teid imestab ka see, et kuidas mul saab olla nii palju vaatamisi, on ju. Põhimõtteliselt mul on palju vaatamisi sellepärast, et ja see on life hack, see on nagu põhimõtteliselt kõikidele YouTuberitele, see on reaalselt äriidee, kuidas saada palju vaatamisi väheste videotega. Mul on vist äkki 5 videot YouTube'is ja endal on kõige rohkem on vist 35 000 vaatamist. Umbes sinna kanti, on ju. Ja põhimõtteliselt võtmesõna on see, võtmelause, kuna ma ei tahtnud öelda sõna, vaid lauset. Põhimõtteliselt lihtsalt upitage inimeste ootusi sellega, et sa hakkad YouTuberiks, ma hakkan nüüd iga päev panema videoid. Tegelikult ära pane. Ära pane põhimõtteliselt üldse videoid. Pane maksimum 3 videot. Ja siis 7 kuud ära pane mitte ühtegi videot. Ja siis pane video, mis saab 3 päevaga 25 000 vaatamist. Kuna inimesed see aeg, kui nad ootavad, et sul tuleks rohkem videoid, nad vaatavad lihtsalt su vanu videoid, kuna nad tahavad vaadata su videoid, sellepärast nad üldse subscribe'sid sulle in the first place. Seega jaa, sellest ma olen palju juba rääkinud, miks ma üldse tegin YouTube'i ja et ma tulen siia, palun ärge heitige meid. Väga paljud soovite, et ma teeksin veel ühe drunk video. Seekord siis drunk makeup tutoriali. Siiamaani saan Heidi kommentaare oma drunk Q&A alla. Nagu selles mõttes, et ma tean ise ka, et see on väga loll video. Aga nagu see on ainuke asi, milles ma hea olen, joomine ja rääkimine, nagu samal ajal, kui ma joon. Mul on tuberkuloos. Palun, jätke kommentaaridesse videoideid, mida ma võiks teha. Mul on endal paar ideed, aga need on ka siuksed 2 otsaga asjad, et nagu saan heiti või ei saa, ilmselt ikkagi saan ja kas on seda väärt. Kas on ikka nagu mõttekas content mu vaatajaskonnale, kes enamuses ilmselt mingi 13-14 aastased. Selgelt mitte, aga nagu selles mõttes, et raske on teha contenti, kui sa ise oled 19, näed välja 14 ja su vaatajaskond selle tõttu on ka 14 aastased, on ju. Aga nagu ma olen 19, ma saan varsti 20, nagu suht varsti juba. November, 3 kuu pärast. Ma saan 3 kuu pärast 20. Ja mind vaatavad 13, 14, 15 aastased inimesed. Okei, ilmselt vanemad ka, aga nagu ülekaalus on siiski nooremad inimesed. Seega jaa, raske on luua contenti, kuna ma ise olen täisealine, ma tahaks rääkida nagu asjadest, mis seostuvad täisealistega pigem. Ja mis on alaealistele illegaalne. Nagu kas või see drunk Q&A on ju. Ma võin juua, aga inimesed, kes vaatavad, mind ei tohi juua. Nagu kas see on siis õige siuke video üles panna või mitte, on ju. Järgmine video, mida minult tahetakse, on drunk makeup tutorial. Jah. Ma ei tea, kas see on hea mõte või mitte. Lihtsalt jätke mulle videoideid, mida teha. Ja 3 kommentaari, mis saavad kõige enam like. Need 3 videot ma teen. Pingi promis. Fun fact, mul just nagu hetk tagasi ema ja vend jõudsid koju. Ja siis vend läks trenni. Ja siis ma kuulsin, kuidas mu vend on 3. klassis. Ja siis vend ütles, et ta klassiõde oli küsinud ta käest, et kas õde päriselt ka teeb õudusfilmi. No, ma tegin
giveaway selle nunna filmi jaoks Instagramis. Ja siis ma sain aru, et mind follow ivad Instagramis 10-aastased inimesed, kes käivad 3. klassis. Nii, foundation on tehtud. Ma reaalselt tegin seda just vist äkki mingi 5 minutit. Nii, järgmisena kasutame veits concealerit. Ma ei viitsi öelda teile, mis asju ma kasutan, kuna kõik kasutavad suht sama asju, ma olen viimasel ajal aru saanud. Mõtlesin, et ma annan teile veidikene nippe, kuidas survive'ida gümnaasiumis. Kuna ma reaalselt ei mäleta mitte midagi põhikoolist, ma lihtsalt mäletan seda, et 9. klass oli tegelikult pasaks kerge, aga gümnaasium ei ole nii kerge. Alustame siis 10. klassist. 10. klass on justkui sissejuhatus, tutvustus, eelmäng gümnaasiumile. 10. saad nautida retsi, rebaste ristimine, see on... Ma ütleks, et see oli mul lemmikosa, aga see oli, nagu üldse gümnaasiumist, aga see oli lemmikosa 10. klassist. Kuidas kellelgi selles mõttes, et retsid on kooliti väga erinevad. On siuksed koolid, kes teevad hardcore, we will fuck you up stiilis retse. Ja on siukseid koole nagu meil, kes on pigem siuksed leebemad. Et retsid eesmärk ei ole see, et hirmutame 10-ndikud ära, vaid eesmärk on pigem see, et kõigil oleks lõbus, et me nagu veits alandame neid, aga see on nagu neil endale ka naljakas, et keegi saa sellest mingit teismeele draamat. 10. klass on suhteliselt easy. 10. klass on see aeg, kus, teid või pidudel käia, aga nagu kui ma nüüd mõtlen järgi, siis 10. klassi oli see aeg, kus on, et kui sa tahad pidu panna gümnaasiumi ajal, siis pigem tee seda 10. klassis, kuna 11. sul läheb väga raskeks. Aga liigumegi edasi siis 11. klassi juurde. 11. klass on pasaks käntser, ma tunnen sulle kaasa, kui sa läksid see aasta nüüd paar päeva tagasi 11. klassi. Kuna sul põhimõtteliselt ainetega niimoodi, et 11. klassis sul on kõige rohkem õppida. Sul on retsilt suur maht, sul on kogu aeg vaja teha kodutöid, sul on valikained, lisaained, kuidas kellelgi, aga sul on sitaks palju õppida, igas aines minnakse nüüd teemadesse süvitsi. See läheb hästi kõik spetsiifiliseks, ei ole enam see, et ma loen õpiku läbi, et ta on enam vähem meelde, see on kontrolli tehtud. Ei, sa pead lihtsalt asju pähe tuupima, sa pead nii palju väikseid asju meelde jätma, mis sul lähevad peale kontrollitööd ka meelest ära, aga ilma nende väikeste asjadeta sa ei saa oma tööd tehtud. Lisaks on uurimustöö. Koolides on see erinev, osad saavad teha mingi grupiga õpilasfirma, osad saavad teha baaris, Rocca-Mare koolis asi kahjuks niimoodi ei ole. Kui nad seda nüüd muutnud ei ole, eks ole, ma olen ikkagi vilistlane, mida mina enam tean, eks ole. Aga põhimõtteliselt meil oli see, et sa pead üksi tegema. Ja meil see, minu meelest hindamine oli ka karmim, et meil mitte nagu hindamine, vaid just vormistus oli põhimõtteliselt ülikooli uurimustööde järgi mingil määral, ma ei tea, mingi siuke case seal oli, et ma pidin üksi tegema uurimustööd, aga kuna ma olen tantsija siiski tantsukooli vilistlane, eks ole, siis ma tegin tantsu ja uurivas pooles, mis lihtsalt uurisin, mis ma see töö pealkiri oli? Kontakt, improvisatsiooni, tehnika kasutamine kaasaegses tantsus. Kuna sa ei saa lihtsalt teha kaasaegses tantsus, kuna siukseid uurimustöid on nagu väga palju tehtud ja sa ei tohi enam teha sarnast uurimustööd, mis juba kunagi on tehtud, kuna sa ei uuri enam uut asja, sa pead uurima uut asja. Ja siis, kuna ma olen kontakt improvisatsiooniga palju tegelenud, siis ma valisin selle ja ma tegin tantsu ja kirjutasin põhimõtteliselt sinna uurimustöösse nii palju kui pidi, eks nagu selle miinimumi ja siis sain oma hinde kätte ja ma olin super happy. Ma leidsin nii-öelda kergema tee, kuna mul juhtus niimoodi, et 11. klassis samal ajal mul oli nagu tantsukooliga viimane aasta, ehk siis nagu mõistes ma olin nagu 12. klassis nagu tantsukoolis
ja siis gümnaasiumi mõistes ma olin Rokas 11. klassis, ehk siis mul oli samal ajal tantsukoolis 12. klass ja gümnaasiumis 11. klass. Ehk siis tantsukoolis ma tegin eksameid, mul oli lavastus, vahepeal mul oli vigastusi, ma ei saanud teatud asju teha ja siis samal ajal ma pidin uurimustööd tegema. Väga keeruline, aga jah. Et jaa, kui sa oled 11. siis sa ei tohi olla laisk ega lohakas, sa pead lihtsalt õppima. Liigume edasi. 12. klass on kerge. Kerge õppimise osas selles mõttes, et põhimõtteliselt sa õpid ainult pool aastat. Ma ei mäleta, millal meil tunnid ära jäid, aga minu meelest meil ei olnud viimast perioodi ja 4. perioodis oli ka, et mingid tundi enam ei olnud ja me lihtsalt kordasime. Aga uut materjali ei tule, see on lihtsalt kõik kordamine. Samal ajal on lihtsalt koolis hästi palju vaja üritusi läbi viia. 12. läheb põhiaur lihtsalt sinu individuaalsele osale. Ehk siis sa pead ise nagu aru saama. Midagi räigelt sügeleb siin appi. Sa pead ise aru saama, et mis sul on vaja, mis teemad sul on vaja üle õppida eksamite jaoks. Väike nõuanne teile, et ärge sattuge 12. klassi jooksul mõnda haiglasse pikemaks ajaks. Ma isiklikult olin haiglas 2 nädalat 3. perioodi ajal ja tänu sellele mul olid õpivõlad ja neid õpivõlgasi mul lasti, ma jäin haiglasse jaanuari lõpust ja neid õpivõlgu mul lasti järgi teha aprillis ja kuna see oli juba väga hilja, ma ei mäletanud enam neid asju ja ma õppisin eesti keele eksamiks, siis ma kukkusin paar asja läbi. Siis ma pidin ootama õppenõukogu otsust, et nad laseksid mul need asjad uuesti teha. Ja siis mul anti üks võimalus ja see oli päev enne matemaatika riigieksamit ja mul olid närvid nii krussis, ma kukkusin selle läbi, siis ma tegin riigieksamit, mille ma sain tehtud ja siis ma põhimõtteliselt olin nädalavahetusel kodus, nutsin, lootsin, et mul lastakse ikka gümnaasiumi ära lõpetada ja siis matemaatikaõpetaja lihtsalt tuli mulle vastu, lasi mul suuliselt nagu läbi rääkida need vead, mis mul tekkisid seal järel tehtud asjas, on ju. Ja põhimõtteliselt tänu oma matemaatikaõpetaja heal südamele ma sain üldse gümnaasiumi lõpetatud. See on shame sellepärast, et kogu see asi juhtus sellepärast, et ma sattusin haiglasse, et saada ravi, saada abi ja selle tõttu mul lihtsalt nagu kõik asjad läksid perse. Okei, ma olin ise laisk ka, aga ikkagi. Edu teile kõigile, kes te lähete kooli. Ma loodan, et teil läheb kõik hästi. Ma tean, et ma ütlesin oma eelmises videos, et ma teen järgmisena Fashion Nova hauli. Põhimõtteliselt, kui ma monteerisin seda eelmist videot, see oli juuli alguses. Ma selle üles panin, see oli nüüd, see oli 1. september, 2. september. Ühesõnaga, väga palju muutunud selle aja jooksul. Mis muutus oli see, et ma sain vahepeal oma autojuhiload tehtud, eks ole. Selle Fashion Nova hauliga oli see, et ma sain need asjad kätte umbes nädal aega peale seda, kui ma monteerisin seda hauli videot, on ju, ja põhimõtteliselt ma tegin selle hauli ära oma Snapchatis. Aga kui te ikka tahate, et ma näitaksin neid riidel, mis ma olen kõik tellinud Fashion Novast, siis kirjutage kommentaaridesse. Üks asi, mis ma olen tähele pannud, kui ma olen oma videod vaadanud, on see, et inimeste näod on reeglina sümmeetrilised, on ju. Põhimõtteliselt vist ongi see, et kõige atraktiivsem asi inimese näo juures on see, kui see nägu on sümmeetriline. Kui sul on midagi paigast ära, sa automaatselt näed seda ja see nägu ei tundu sulle enam nii atraktiivne. Ja ma olen aru saanud, et minu nägu ei ole sümmeetriline. Ja see häärib mind ja sellepärast ma ei taha eriti videot teha tegelikult, kuna seda on nii hästi näha, et ma nägu on mitte sümmeetriline. Inimesed ikka veel kommenteerivad mu videot alla, et mu juuksed on kollased. Jah, ma vahepeal värvisin nad mustaks, blondiks. Ja selle protsessi jooksul su juuksed lähevad kollaseks, kuna need ei lähe kohe blondiks ja see on pikk protsess. Ja nüüd nad on lõpuks nagu enam-vähem okeid. Nagu enam-vähem. Aga nad on täiesti ära rikutud.
loodan, et teile meeldis, et ma tulin ja veits rääkisin teiega ja nii. Seega jätke mulle kommentaarides siis erinevaid kommentaare, et mida te näha tahate, bla 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 bla. Ja siis millalgi näeme.